Minu nimi on Detektiiv 56 Discordis ja ma näitan teile, kuidas selles sirkus mängida ja kõik ruulid, mis siin on. Nii, alustame. Esimene asjana, kui sa spawnid, on siin tekst. Sa võid seda järgida, aga see on niimoodi, kuidas sa spawnid autosid. Kui sa spawnid autosid, on mõned reeglid. Näiteks on see, et sa ei tohi autoga sõita ennem, kui sa teed auto load. Ja autolubasid saad teha siis, kui toimub autokool. Autokool toimub tavaliselt map 2. Umbes siin kohas, kus see garaaž on. See garaaž on meie autokool praegult. Ja kui sa tuled siia, sa pead broneerima aja. Ja siis me lepime kokku kõnes, millal ja kus me nagu teeme. Tavaliselt teeme lennujaamas ja siis ongi. Aga kui sa teed autolubasid, siis on erinevad asjad. Näiteks manuaali ja automaadiload. Need on täiesti erinevad asjad. Näiteks automaadiload on lihtsalt lähedki sisse ja siis sul on kohe automaat. Käikumist peale. Nad saavad manuaaliga sõita, ainult arvutus on see. Ja nad saavad päris paljude laetud autodega sõita. Ehk siis nad saavad kõikide autodega sõita. Aga lihtsalt, kui sul on automaadiload, siis sa saad ainult sõita nende tasuta autodega, mitte kõikidega. Ma ütlen need, millega sa ei tohi sõita. Näiteks kõikide BM-idega. Näiteks Honda pickupiga, see on kiire. Siis kõikide mootorratastega ei tohi sõita. Siis Toyotaga. Siis on veel kõik siin Mitsubishi ja kõik BM-id ja üks Range Rover. Ja see Opel ka. Mitte kõik Opelid, ainult see Opel Kadett. Nii. Ja kõikide muud autodega võid sa sõita. Ainult need kõik Game Passi autod, mis siin General Extra Game Pass on. Nendega sa ei tohi üldse sõita, ainult siis, kui sul on manuaali load. Nii. Ja see on vist autodega kõik. Ei ole ka. Kui oleme edasi. Mul on veidikene aevastushoog praegu. Kui ma filmin. Siis on mul halb filmida. Et ma korra lähen väiksele pausile. Nii, veidikene loeb aega. Nii et ma panen selle ekraani ette. Ja nüüd saame edasi rääkida. Nii. Asjad, veel ühed autod, millega sa ei tohi sõita, on nagu need politseiautod, tuletõrjeautod, kõik tööautod. Et nendega sa tohid ainult sõita siis, kui sa oled politseiks või sinna tuletõrje tööle läinud. Ja siis on sisseastumiskatsed, mida sa pead tegema. Niisiis, sisseastumiskatsed on tavaliselt siin majas. Et mina ei ole veel seda teinud, aga ma olen praegu sees selles. Et vanasti oli see, et ei pidanud tegema ja nüüd ma olen ära teinud need. Aga jah, et sisseastumiskatsed. Ja kui keegi tahab uus tulla, siis praegu on nüüd see, et sa pead sisseastumiskatsed tegema. Et ja kui sa sõidad tavateedel, siis on see asi, et sa saad sõita näiteks tõrkroogil sa saad ainult sõita 40 kilomeetrit tunnis.
tavateel, kui sa oled linnas, siis linnast väljas on see 60 ja kui sa oled päriselt linnast väljas, siis ja kui see on näppu jääs oled, siis on see asi, et sul on see, et sa lähed haiglale ja siis sa saad ja nüüd on üks asi veel, kui sa avarii teed, siis sa pead helistama Dotile. Kui sa näed maja põlemas, siis helistab päästekeskusesse uus kanal, mis peaks tulema varsti meile. Kõnekanal. Ja mõtleme ka, kes seal on ja kes seal üle kuulavad ja niimoodi. Mõtlen seda, et meie kellaajaga on see, et kui on server praegu käib, siis on see asi, et sa saad nagu helistada ainult siis kella 1-st kella 7-ni. Sest teistel on asju teha. Ja mingi asi veel oli, mida ma praegu proovin meenutada. Nii, tuli meelde. Kui sa tahad joinida serverit ja kui sa ei saa sisse, ütleb näiteks, et ei saa joinida, et sa ei ole sõber. Nii et see on nagu vist võib-olla sellepärast, et sa ei ole nagu mu sõber või niimoodi, et siin Roblas. Niisiis, kirjutage kommentaariumisse, kuidas saad joinida. Või on niimoodi, et see on kinni pandud, et ei saa joinida. Aga jah, minu meelest on see kõik praeguste nende jaoks. Ja nüüd mul on veel ühed asjad, millest ma tahan rääkida. On näiteks see, et uus politseifilm, mida on varsti hakkan tegema, on nagu, kui te olete nagu vaadanud väga politseisarju Eestis, on Viimane võmm ja Sibervõmm. Et see on tehtud põhiliselt selle pealt nagu nende 2 seriaali pealt on tehtud see film, aga Roblas. Et seal on kõike väga huvitavad filmid, et see on film, et see ole seriaal, 1-tunnine film peaks olema see. Või pooletunnine, ma ei tea. Vaatab seda. Ja siis seal peaks tulema veel osasid ja niimoodi. Et nagu 4. või 5. osa uus juhtumi ja niimoodi. Aga jah, see on. Ja kui sa tahad maja endale osta, siis on see, et sa pead minema Mäpp-1 poodi. Ehk siis, kui näitan, kust maja saab osta. Oleme siin. Maja saab osta umbes siit kõige taga maja, see väike koht. Et siin pole küll palju, aga siia hakatakse tegema, kui roleplaytakse, siis siin saab ostma maju. Aga siin pole väga palju neid maju, kuhu saab sisse minna, et tavaliselt on majad adminitel, kuhu saab sisse minna, aga sõltub, kes issand on ja kui palju adminid serkus on. Näiteks, kui mina nüüd serkusel on, siis on see asi, et sa saad võtta päris paljud saavad endale võtta maju, kus saab sisse minna. Ja tulevikus peaks ka tulema. Aga ma näitan enda maja. Ja seal on nagu see, et adminid võivad vahetada maju. Aga kui sa võtad admini maja, siis on see asi, et sa pead andma tagasi maja, kui admin tuleb. Sa pead andma tagasi. Võta näiteks see kõrvalmaja, mis mul on siin. Et see on admini maja. Ja autoregister. Et autoregistris on see, et sa pead panema autoregistrisse need autod, millega sa tavaliselt sõidad.
Aga sa ei pea panema, see on roleplay mõttes. Teeme veel siit midagi. Mis see on? Okei, väga huvitav. Aga jah. Aga et saada mõned tuulid. Kui sa teda varii, sa tahad mõndasid tuule. Siis ma näitan kohe, kust neid saab. Nii. See hammasratas, mis siin on? On selleks, et vajutad siia peale. Siin on kõik settingud. Ja siis on get roleplay tools. Ja siis, et inventoris sa saad vajutad siia. Ja siis ongi kõik seal inventoris. Aga kui sa tahad relvi saada, sa pead adminilt küsima. Et need on ainult adminitel. Need panelid, kus ma saan kirjutada näiteks Real Guns, minu nimi. Ja siis vajutan peale. Mul on kõik relvad, mida ma tahan. Näiteks Desert Eagle. Jah. Ja siis mul on kõik need, et tuulid, millega saab ehitada on F3X. Et kui sa tahad ehitada, siis on ja tulekasust teha, siis ongi selleks see tuul. Nii, oota, ma näitan ka seda tuuli korra. Nii, piituuls. Et näiteks, kui sa tahad... Oi. Nii. Kui sa tahad näiteks maja panema, vajutan siia peale. See ei ole. Huvitav, kas siin on? Siit. Mä vajutan siia. Ja siis on need. Saad smoke'i, sparticles, highlight. Et panen näiteks smoke'i ja fire'i. Põleb siin. Maja põleb. Ja näiteks tuletõrjujad tulevad. Aga sa pead siin kõrval olema, sest nad ei saa lihtsalt kustutada seda ise. No kui neil on need F3-id, siis jah, saavad teid. Ja mitte ainult adminid, vaid mõned playerid, kes on nagu tuttavad minuga, saavad ka neid towereid. Näiteks tulekahju, tuletõrje auto. Ja siis on see, et kui sa teed tulekahju, võtad siit selle fire hydranti ja lähed inventorisse, mul on väga vähe see, et lähed siia. Ja näiteks see teine player, näiteks tuletõrjad kustutavad. Ja siis admin võtab näiteks smoke'i ära. Ja siis panevad näiteks hiiti väiksemaks ja size'i ka väiksemaks näiteks. Ma panen 5 pealt 4 peale. Ja siis kui kustutavad niimoodi, et sa saad muuta, kui pikalt kustutad. Ja siis on niimoodi, et paned lihtsalt ära X-ist. Nii. Ja siis on kustutatud ja siis on kõik korras. Aga minu meelest oli see kõik praeguseks. Ja kui sa tahad politseinikuks saada, sa pead minuga võtma ühendust. Detektiiv 53. Meil on siin mängus detektiiv ja uudistevahendaja, nii et näeme järgmises videos. Ja veel üks asi. Kui sa tahad siia serverisse joinida, sa pead järgmine kõike ruule. Ja kui politsei ajab sind taga, sa pead peatuma. Kui sa ei peatu, siis nad lihtsalt ajavad sind taga ja lasevad su maha lihtsalt või teisivad. Ja siis sa pead tagasi joinima, kui nad teisivad või arreteerivad. Siis sul inventory kaob ära. See on mingi bug. Aga jah, see oli vist kõik. Et jah. Aga kirjutage kommentaariumisse, kas te saite. Ja võtke minuga ühendust detektiiv 53. 56. Midagi jäi jälle. Tuleb kohe meelde. Nii. Ja veel üks asi tuli meelde mulle. Mina
olen teine management sellel serveril. Nii et mu sõber peab seda serverit ja tema on selle main admin ehk peakomandor. Ehk siis. Ja mina olen selle serveri peadmin ehk mina uunin seda serverit. Ja mul on mitu serverit, teine on testimiseks ja kõik update'id ja niimoodi, kus update'i videod on. Praegu ma kasutan roleplay serverit, et jah. Aga aitäh vaatamast kõikidele inimestele, aitäh ja peatse kohtumiseni järgmises videos. Tšau!